No tšau sõpad, kust alustada siis jälle? Lähme siis ühesõnaga palverännakule Portugalist kõnnib Hispaaniasse. Kus mul see idee või mõte tuli? Tegelikult mul kaua aega juba, mingi 4-5 aastat võib juba mingisugune palverännak, mingisugune idee peas mõlkunud, aga 2021 aasta lõpp siis tegin otsuse, et ma tahan minna. Tegelikult plaan oli minna siis 2022 ehk siis eelmise aasta sügisel, kus ma ei jõudnud. See on mul alati olnud olemas ikkagist telefonimärknikutes ära märgitud. Mul on palju selliseid asju, mida ma tahan ära teha. Et siis ma tegelikult planeerisin minna see aasta sügisel, 2023 aasta sügisel. Aga nüüd nädal aega tööd ei olnud ja värki ja siis ma mõtlesin, et mis ma tiksun, et lähen teen selle palverännaku ära siis vahepeal. Ja see tuli ka siukse hoo pealt lihtsalt. Täna on kolmapäev. Esmaspäeva õhtul ma sõitsin Tallinna, Eestis, Rakverest Tallinnas ja siis ma mõtlesin, et mida me kassis ära korra, mida ma tiksun siin, et davai, ma olen teinud selle palverännaku ära. Ja teisipäeva hommikul tulin siis Soome ja eile mõtlesin ja ajasin oma asjad korda ja täna on kolmapäev. 9:30 hommikul just ostsin lennupiletid ära. Täna õhtul lend kell 6 õhtul. Tegin check-in'i ka ära juba. Nüüd ongi, mõtlesin, teen sissejuhatava video sellele ja siis nüüd lähen Jumbosse või ühesõnaga Tammistu kanti lähen otsima endale siis matka jalanõusid ja mingisugune normaalne matka koolikott. Ja siis pakibki asjad kokku ja hakkab siis liikuma Lissaboni poole. Siin on mõningad need outletid. Ma olen käinud alguses outletid ära läbi. Outletid käid läbi alguses, vaatan, et leian siit midagi. Kui ei, siis lähen Jumsi. Mingi selline või? Peab proovima. Noh, nüüd on nagu matka mees välja. Rohkem taskud võiks olla. Vaatame veel igaks juks. No ei viitsi shopata ju. Ühes ja teises kohas käisin Stadium Outletis XXL-is. Ma läksin Stadium Outleti tagasi. Ostsin selle koti ja jalanud ära. Panin siin asju valmis siis enam-vähem. Ma ei tea, need peaks ilusti vist kotti ära mahtuma. 3 paari lühikesi pükse. 2 on siuksed kilest ja 1 on siis riidest, puuvilast. Siis ühed pikad. Hästi õuksed püksid, siis selline mingi dressikas, niisugune sportfliisikas, pusa, 5 või 6 särki, 5-6 paari bokserid, 5-6 paari sokke, müts ja siis, ma ei tea, mis on kaabu või kuidas see nimetatakse, prillid, akupank, ma ei tea, kas mul seda vaja läheb seal, aga võtab kaasa, siis igipulk, hambapasta, hambari, lõht. Ja maas on siis need ketsid, mis ma siis ostsin, selle jaoks on suht mugavad, paksu tallaga. Ja siis plätud võtab ka kaasa. No nii, korras matka hunt ju. See kott on huvitav, jah, siin on siuke raam sees niimoodi, et ei ole selja vastas, selg saab hingata. Aga selle puhul, selle võrra mahub vähem riideid või asju kotti. Aga noh, mul mahtus ilusti kõik ära ja mahub isegi mingit snäkke isegi, kui vaja tee peale. Mõtlesin, kui ma siin rongi ootan nii kaua, siis ma räägin paari sõnaga sellest palverännakust ka. Palverännaku nimi on siis Camino de Santiago. Seal peaks 9 siis teekonda, 9 erinevat rada siis, mis kõik lõpevad Santiago de Compostelas. Ma valisin kuulsuselt teise siis raja, mis on siis Portugalist algab ja see on 600 kilomeetrit pikk. See on parasjagu just telefonist kõik sotsiaalmeediaga ma välja arvatud siis WhatsAppi. Maandus siis Lissabonika. Nüüd see vist lennujaam ei ole väga kaugel linnast võrdlemisi, kuidas tavaliselt on lennujaamad ja läheb, vaatab mingi bussi või millegi linna ja siis hakkab alles vaatama mingi tööbimispaika. Lihtsalt jalutan praegu kuskilt keset ilma ringi, otsin mingid hosteleid või midagi sellist. No hotellid on lahti, aga ma pigem vaataks mingi hosteli praegu. Vaatame low budgetit. Sest tõmbasin selle äppi ka endale esimest korda elus, selle Couchsurfing. Proosin seal ka. Saatsin midagi, ma saatsin hilja jälle, kes vaata, ei tea, kas enam keegi on üleval või keegi vastab. Peale mingi tunni ajast trippimist sai siis lõpuks ennast sisse seatud kuhugi sofasurfingust. Vastas mulle tegelikult see vend, ütles, et teda ei ole linnas. Ja siis nüüd siin ma lõpuks käisin 2 hostelis ka, need olid mõlemad täis. Nüüd ma kuskil West House'is. See ruum maksis 52 € siis.
veits krispi on, aga see on esimene ööga. Tegelikult järgnevalt on, kui ma olen sellel palverännakul, siis seal on mingi palverännaku majad või ma ei tea, mingid ka hostelid eraldi. Aga noh, sinna peab vist vara jõudma, nagu ma vaatasin, et muidu need on alati täis, need on soodsamad. Ühesõnaga homme läheb asi lihtsamalt. No tere hommikust! Kell on mingi 10, siis magada sain enam-vähem hästi, mingi 7 tundi. Nüüd vaatasin, kaugel see katedraal on, see on 900 meetrit ainult päris lähedal olen. Et jalutan sinna katedraali juurde, siis tegelikult peaks mingi ampsu ka kuskilt tee pealt võtma. Siin ongi üks pood. Pole päris ammu söönud, õhtu päris sööb sees poolt ennast. Ja siis alustame oma palverännakut. Oba! Kurat, käin siin tänavate vahel. Ma ei tea, leia seda katedraali üles, ei ole nagu mingi märke ka, siin peaks üleüldse see alguspunkt olema ja siin peaks mingi informatsioon ka olema. Pluss siin peaks saama minust, nagu ma aru sain, see on mingisugune palverändaja kaart, mis sa saad. Ja siis saad iga kord templi, kus sa käid seal palverändaja varjukohas või kus öelda, hostelis või mis iganes see on. Ja kui igas selles, kus sa peatud, siis saad selle templi ka midagi. Nagu mõiet aru sain. Okei, nüüd leidsime selle katedraali üles. Arvatavasti see on siis see katedraal, aga vaatame, käime ringi. Äkki saame veits rohkem informatsiooni asjade kohta. See oli õige koht, käisin sees, küsisin informatsiooni, anti mulle see palverändaja siis kaart või siis raamat, kus ma siis kogungi templeid igast sellest palverännaku mingist punktist. Siin pidi mingi märk olema, aga sinna praegu ütleski, et siin on see ehitus käimas, et siin peaks esimene märk olema, kuhu poole minna ja siis hakkad jalutama kuhugi. Ühesõnaga, vaatame, kas leiame tee ülesse. Ma ei tea, kas ma nüüd olen õigel teel. Siin on igatahes mingi kollane sinine märk ja Fatima. Ma ei tea, mis on Fatima ta. Kollased märgid pidid olema küll igatahes. Ja ma Mapsist vaatasin enam-vähem, siis ta läheb siit poolt rannikut. Ma mõtlesin, ma kõnnin alguses vapsi valele poole, aga vist kõnni õigesti. Ühesõnaga ranniku äärde praegu või selle ranna äärde ja siis sealt mööda läheb minust edasi. Ma ei ole ikka veel päris kindel, kas ma olen õigel teel. Kollased nooled kadusid ära. Õues on ka siuke, tegelikult on suht palav, aga siis on tuul samal ajal. Peab ettevaatlik olema. Higi lappab, aga kõri midagi paljas on, siis võib läbi tõmmata. Aigeks väga ajada. Need 2 noolt olid ikkagist nende radade nooled, sest ma praegu vaatasin, otsisin mingi neid radu. See ongi üks rada on Fatima, üks rada on Portugis ja seal oli Fatima kirjas ka seina peal. Et enam neid nooli ei ole. Ma teaks, ma valel tänaval midagi, aga minust ma olen õigele pool ikkaks minemas. Ma katsun nooled ära. Ja my bad, see ei olegi mööda välisrannikut, vaid see on ikkagist seest. Lihtsalt siin on mingi veekogu kõrval mingit aega ja siis läheb lihtsalt siserannikule ära. No nii, lõpuks peale mingid 5 kilomeetrit ma leidsin nooled. We are on the right way. Üks asi veel, mis mind motiveeris või boostis tulema palverännakul oli, ma ei tea, kas aasta-2 tagasi ma vaatasin Logan Pauli Impulsive podcasti, kus oli siis külaliseks Mike Posner, kes on see vana, kes laulab neid sõnu I took a pill in a pizza, ühesõnaga see artist. Ja see rääkis iga story'st, ta siis kõndis läbi kogu Ameerika vist, läänest vist idarannikule või idast läänerannikule. Jah, vägevad story'd üldse, ta olid seal igast erinevast story'st, ta motiveeris ka kuigi palju seda tegema. Korralik vana kool ikka. Üleüldse tundub, nagu siin nii palju kui jalutada olen siin linna äärest, siis nad elavad nagu kuskil, siis kui meil oli 2000 aasta umbes midagi sellist nagu ajast tagasi. Ja üleüldse, kuidas nad riietuvad ja kuidas nad suhtuvad ja kuidas üldse see kõik käitumine kõik on kuidagi tundub nagu meie 20 aastat tagasi siis Eestis. Ja mis mulle meeldib. Parim aeg, millal siis soovitakse seda palverännakut teha, on siis aprill, mai, juuni ja siis september ja oktoober. Arvatavasti sellepärast on, nagu ma aru sain, siis juuli ja august nagu välja, et kuna siis on nii kuradi kuum, et siis on päris raske kõndida seda teekonda. Peaksin kuskil selle esimese punkti juures nüüd olema. Ma otsin seda, ma vaatan Mapsi järgi seda parki, see näitab sinna poole, aga mis see andis mulle see lehekülje, kus selle pealt vaatan, see näitab natuke tagasi. Ma peab küsimas käima kellegi käest, kus selle templi saab ühesõnaga. Käisin, küsisin, kus ma selle Mapsi või selle raamatu stampi võin saada. Siis ei teadnud midagi öelda, siis ma guugeldasin, Googlest leidsin põhimõtteliselt kas siis hostelites, siis nendest palverännaku, ma ei tea, mis nende nimel, majakestest, mõndadest isegi kohvikutest ja siis kirikutest.
nüüd ma lähengi kõnnin seda pargis läbi, siis loodan, et ma satun ühe neist otsa. Tegelikult ma panin ühe hosteli sisse ka, mis on selle pargi siis nime all oli või selle lähedal, et kas või sealt siis äkki saab selle stambi ära, siis saab edasi jätkata oma teekonda. Aga ilus koht. Käisin siin nüüd Ibise hotellis ja ma sain mingisuguse stambi. Ma ei tea, kas see on õige. Aga no ma ei tea, ma ütlesin, kas siit saab stampist, ütles, stamp? Okei. Võitis mingi selle välja ja läks peale. Ütles okei, siis ma ütlesin, ma ei tea, vist on okei. Ma arvan, et hea küll. Jätkab oma teekonda, siis kuskil ma käin sellest teisest hostelist ka läbi, lihtsalt küsin üle võib-olla just in case, et kas see on õige stamp ja kas sealt saab mingi õige stambi siis. Käisin sellest hostelist läbi, siis küsin nende templite kohta. Siis nad ütlesid, et see Ibis oma on ka õige ja nad jagavad ka neid või noh, teevad ka neid templeid. Siis ma siit ühesõnaga ei võtnud ja natuke vähe informatsiooni. Ma ei tea, kuidas ma nüüd need jooned üles leian või need nooled. Et ma enam-vähem Mapsist vaatan, et kus see tee peaks olema siis, see mis jätkub. Ja siis jätkan seda. Käisin lõpuks poes siis, ostsin vett. Ega muud ei ostnudki, kõht üle tühi, mul näiteks snäkki ikka veel alles, mis hommik ostsin mingi pähkit midagi. Ja puhkab jalgas lõpuks. Sammu lugeja järgi on meil mingi 14 kiltsidane läbitud. Ja joh vett. Puhkab veits jalga ja siis see järgmine punkt peaks suht lähedal ka juba olema. Saab sealt ühe uue templi ja siis jätkab kolmandasse sihtkohta. Viitsi kaua tiksin, mingi 5 mintsa passis seal. Ma HD could never. Ja tuuline, räägid tuuline ka, ma viitsi tikstuda. Väike vesi sisse, väike stretch ja tagasi teel. Siin selle tee peale üks kirik, mõtlesin, ma lähen teen siin kirikus, võtan selle ühe templi. Aga paistab, et see on kinni praegu. Siin on ajad ka, aga ma ei saa täpselt aru, mis päev, mis on. Et noh, pole hullu nagu ma siia tiksuma jää. Et lähen edasi ja vaatan, kus ma järgmise templi saan. No nüüd paistab, et läheks nagu kuhugi adventure'ile. Paistab nagu me hakkame lõpuks linnamelust eemale saama. Oligi sai pall sellest liiklusest, kõik mis seal oli. Saab rahus loodust nautida. Ei tea, kas siin surmavaid neid mürgiseid madusid on. Surmavaid mürgiseid või siis mingid metsloomi. Eks we'll find out. Hey, yo, Chico! Mõnus. Mõtlesin, ma teen korra istume peatuse. Siin oli mingid kivid. On vett veits ja ma unustasin enne ka, et mul on magneesiumi. Panen paar tabla magneesiumi. Särk on ka, särk on juba soolane. Mis ei teadki, mingist on ikka romast. Ja nüüd paistab, et see tee on vist päris pikalt nüüd kuskil metsas. Ei saa päris täpselt veel sellele majutusteemale pihta. Ma mõtlesin nagu, et peaks pre-bookima vaata. Bookingus ei ole ühtegi vaba majutust nendes etappides või kohtades, siis, kus need peatused on. Koha peale minnes, siis nagu ma sain aru, siis peab päris varakult sisse registreerima. Et kuna muidu on jällegi täis ja noh, korra sisse registreerida, siis väga ei jõua mitte kuhugi. Siis see lehekülg, mis see naisterahvas andis mulle, seal on ka mingisugused all, mingisugused hostelide värikkohad. Seal pole kuskil, kus broneerida saaks jällegi, seal on numberasjad, et huvitav vist peab siis helistama, küsima, kas on vaba koht ja niimoodi ära registreerima või broneerima. Ja see on ka jama, et kui sa ühte linna juba jõuad, mõtled, et lõpppeatus või suht õhtu hilja ja seal mitte midagi ei ole, siis mis edasi teed? Siis ma ei tea, tahad sa jalutad edasi või siis magad kuskil uuel. Et suht hästi peab vist kalkuleeritud olema või noh, selles suhtes ma ise ka elan praegu alles sisse ennast ja praegu ongi kõik selline suur küsimärk. Et eks 2-3 päevaga elab ilusti sisse ja siis saab täpselt aru, kuidas teha. Pole ühtegi palverändajat ka ikka veel näinud. Jõudsin tagasi kuhugi tsivilisatsiooni. Mis ma veel öelda tahtsin? See lehekülg, mis see giid andis, seal on siis nagu etappide kaupa. Esimene, teine ja kolmas etapp. Et seal on vahepeatused nendel etappidel ka. Ma siis praegu hakkan mingi kilomeetri 1,5 pärast jõudma sinna esimese etappi lõppu, siis mis see oli, ideaalis oli 21 kilomeetrit. Kui ma õieti aru saan, siis see peaks olema see linn või küla, kus on see esimese etapi lõpp-punkt. Viimased 7-8 kilomeetrit, ma ei tea, palju ma olen läbinud ühes vahepeal on ilusti nende noolte järgidega, nüüd on iga pool nooled olnud kogu aeg. Et saab täpselt nende järgi, et ei ole vaja Mapsi vaadata midagi, kas sa oled õigel teel ikka. Alpriat oli ulme väike pleis, seal oli üks kohvik ainult.
Ja see oli ka kinni praegu, kuna neil on mingisugused ajad, vaata millal lahti on. Ja siin ma mingit templitest küll jällegist ei saa endale nii mitu korda jälle vähendada, aga noh, 2 templit päevas oli soovitatud, vähemalt oli selles märkibus kirjas. Nii et ma nüüd lihtsalt kõnnin edasi nende märkide järgi ja siis vaatan järgmist linna, kas saab süüa või juua või mingi poodi, et saaks maha istuda korra ja kalkuleerida olukorda. Seal Postikülas on siis järgmised nooled, see näitab kuhugi sinna, aga ma näen isegi rada seal. Ma olen käin siinpool, siin on mingisugune asustused, ühesõnaga Lidl paistab, ma käin kuskil söön asju, vaatan, mõtlen ja siis võib-olla jätkan teiega. Seal mingi hästi väike rada läheb, pisike. Te kujutate, kui istuda ja jalga sirjutada. Korra tšekkisin bookingusse ja sellesse Airbnb-sse ka siin, ma ei tea, mingi 10 kilomeetri raadis. Mis 10 kilomeetri, 20 kilomeetri raadis pole mitte midagi. Kui on siis mingi tonn 700 oli mingisugune 4-kohaline maja. Ma ei tea, ma vaatangi siis sinna lehekülje, mis see mul oli. Ma üritan siin helistada numbritele. Küsida, kas on kohti. Ja kui ei ole, siis ma ei tea. Couchsurfing ja Tinder lahti, noh. Väike piknik siin siis. Põhimõtteliselt siis praeguse seisuga I'm fucked. Helistasin kõik need hostelid üle, mis olid seal leheküljel. Kõik on täis. Siin mitte midagi ole, kõik erinevad leheküljed, kus ma igal pool käisin. Kõik täiesti booked. Või siis ei ole mitte midagi. Ma lähen käin ühes hostelis, küsin, kas ma saan äkki templi. Ei, mitte hostel, see oli Ghost House, midagi sellist. Kas ma saan ühe templi ja kas nad oskavad soovitada mulle, kus ma võiksin leida või kuhu ma helistada või mis varianti mul on. Kõnnisin praegu mingi kilomeetri, et teada saada, et seal on eravaldus ja eramajad, et sealt ei saa edasi. Ma võin selle tagasi. Imelikud situd päevad. Ma ei tea, mis asi hääled. Ja siis pean mingi suure tee ääres põhjustust minema siis sinna järgmisse linna. Käisin seal hostelis siis. See on siis esimene hostel, kui ma helistasin, kus öeldi, et on täis. Võtsin ühe templi juurde ja siis küsisin, et kus ta soovitab minna. Soovitas siit. Mingi 2 kohta pidi olema, aga ma arvan, need samused, kui ma helistasin. Aga ma küsin sealt ka äkki need oskavad mind edasi kuhugi juhatada. Hommikust. Täna teine päev ja täna sai varakalt teele. Praegu on juba siin 1,5 tundi saanud tatsatud. Kell 8 sai täna hommikul alustatud. Ja räägime eilsest ka siis, mis siis lõpuks sai. Käisin ühes hostelis, kohad täis, teises hostelis, kohad täis, kolmandas hostelis, kohad täis. Siis see 3. hosteli omanik veel helistas ka kõik linna hostelid läbi. Kõik olid täis. Siis ma veel ise ikkagi käisin 4. hostelis, küsisin. Ütlesin, et on ka täis. Ma läksin istusin maha, mõtlesin, ma olen valmis juba, et jah, kas täna magab sõues. Sest esimene hotell, mis oli 10 kilomeetri kaugusel, kus oli midagi. Ja see oli ka tagasi allutades. Ma mõtlesin, ma ei hakka kell 9 õhtul siin tagasi allutama 10 kiltsa. Ja siis ma istusin seal maas, mõtlesin, ma käin veel 5. hostelis ka küsin. 5. hostel ütles, et ta on ka täis. Aga see 5. hosteli receptioni naine, kes seal töötas, see üritas ka helistada 2 kohta ja ütles ka täis, ta oli ja siis okei, vaata, ma hakkan ära selles suhtes, et oli tööl edasi minu meelest, oli minema hoitamas kedagi vana naist või midagi sellist, et tal on enda voodi vaba põhimõtteliselt, aga ta elab vanematega koos, ta peab vanemat luba küsima. See naine oli umbes 50-aastane, aga noh, siin on teistsugused tavad ja traditsioonid, et siin tavaliselt elavadki perekond vaata koos. Siis läksime tema poole ja siis ta ütles, et ta ei viitsi küsida, et ta lihtsalt ütleb emale, et tuleb külaline. Kuigi ema väga ei taha, et kindlasti mitte meeskülalist. Aga siis sai räägitud, andis mul rätikud kõik ja suht vara läksin magama ära mingi 9:30, suht jalad olid sodi ja siis selline näeb ka see koht siis välja, kus ma olin. Ja jätsin väikse kirjakese ka talle. Ja siis paningi hommiku vara 7:30 äratuse ja 8 hakkasin liikuma ja siin ma nüüd olen, ma ei tea, kuskil jõudsin kuhugi kai äärde. Kerge hommikusöök siis. Helistasin sinna kuradi hosteli kohta ka või mitte hosteli, või see on mingi kirikuhostel või ma ei tea, mis asi see on. Nad ütlesid, et nad reserveeringud ei võta, aga neil, nagu ma õieti aru sain, siis neil on alati kohti või nagu ühesõnaga nad mahutavad kõik pilligramid ära. Ma ei tea, kuidas sõna on, palverändajad eesti keeles.
ja siis sinna on 22 kiltsa veel minna, aga see on otsetee, see tähendab, et umbes 25–30 ma usun on siis seda palverännaku teed ja tänaseks on mingi 7 kiltsa läbitud. Järgmises peatuses kuskil peab käima tegelikult ostma mingeid paksemaid sokke ka, sest see hoiab paremini jalgu, ma arvan. Ja siis jalapulber või minna, mis beebipulber, mis iganes. See naisterahvas, kelle juures ma olin, seda andis, ma näed, pani jalgad peal. Päris huvitav, niisutas ja tegi siukseks pehmeks jalad. Et ma arvan, et saidab ka kuigi palju kaasa ja siis mingi plaastreid ja teipi ka vist käima ostmas apteegist. Mis naljakas on veel, et mul on villid, aga mul on villid kanna all ja siis siin talla all põhimõtteliselt, mitte kuskil, kus tavaliselt on mingi varvastel või siis kanna siin ülevas kohas, et huvituskohtades on villid. Ja mul on jalanud vist üks number või pool numbrit suureka natuke, et siis olekski head vist paksemate sokkidega, siis tahaks rohkem vaata tait, mitte et ta ei pigistaks, vaid et oleks nagu paremini ümber. Võib-olla sellepärast mul ongi kanna all need villid ka, kuna see slaidib edasi tagasi. Peab WC paberit ka igaks juhuks koolikotti või sellesse kotti varuma. Ega see häda ei hüüa tulles, praegu mingi 3-4 kilomeetrit kinni hoidnud juba, et kuskil põhikus oleks võinud ära käia tegelikult või käia. Või no üleüldse kunagi ei tea, kas võib jälle tuleb jälle 10 kilomeetrine trip kuskil mööda metsa. Ja see on hea, kui on olemas, saab oma häda ära tehtud. Jõudsin teise etapi lõpp-punkti, lõpulinna, mille nimi oli siis Villa Franza de Xira. Tänane siis eesmärk on jõuda 3. etapi lõpulinna. Tavaliselt on siis üks etapp päevas, on vist ette nähtud. Aga ma proovin rohkem. Nägin hommikupoole oma esimest palverändajat vist ka siis kõndis mööda must. Aga siis ma juttu ei teinud või me ei teinud juttu. Aga nüüd ta kõnnib jälle mees. Ju siis ma jõuan uuesti järgi või jõuan talle nüüd järgi. Saartavast tegi pausi siin kuskil vahepeal. Ja jah, nüüd lähen teen juttu ka siis. No nii, another adventure. Ja kohe jõuan järgi ka talle. Kust alustada siis? Püüdsin selle mehe kinni, selle mehe nimi oli George, ta oli 66-aastane ja ta teeb 8 korda, teeb seda palverännakut, aga ta teeb palverännakut Fatima, mis on 140 kilomeetrit pikk. Tatsasime temaga mingi 20 kiltsi koos ja mingi 17 kiltsa panime non-stop mingi lõpus. Ega ma ei öelnud, et mul alatud sodi, et ta pausi teha. Kui ta suudab 66 aastal, siis miks ma ei peaks suutma. Et pausi tegemine on olnud üks võimalustest. Pilgrim Albergus on nende officiali kohtade nimi, see on siis palverännakute hostel nimetatakse. Ja ma jõudsin kell 3:10 siia ja 3-st algas check-in, et pre-bookida ei saanud ja 3-st hakkas check-in, ma jõudsin 3:10 siia ja ma sain viimase voodi. Nii et mul jõupas väga ära, et nii, et samas peab olema tänulik sellele, et me see tatsasime järjest nii pikalt, et kui ma siia palverändajat hosteli jõudsin, ma olin tund aega autis, ma just alles saigi püsti nagu nii katki lihtsalt. Ja jah, jõupas ära, muidu oleks, ma ei tea, hakkan siin otsima samamoodi mingid hotelli, mida iganes, et peab ühesõnaga ikka arvestama, et peab suht kella pealt olema juba ukse taga, kui võetakse vasta. Praegu ma olengi siin üksi, olen neid noor, kõik on mingi 50+, 60+, huvitav. Muidu algselt oligi plaan ja ma rahulikult teen täna seda teekonda, et mul on 30 kiltsa ees, et teen piisavalt peatusi, et ma ei oleks nii sodi, et veel rested, et võt siia siis nagu valmis järgis päevaks, aga täna läks ja all inni, aga jällegi sain vähemalt hostel või selle Pilgrimi Alcuberes koha ja see maksis muidu siis 10 eurot on see, aga siin on ainult, ma näitan ka korraks üritan näidata pärast, aga ma tahan kellelist videot teha midagi häirida. Et on siis narid ja siis anti ainult üks mingi madrats on, mille ümber andi mingisugune ühekordne kile ja see ongi kõik mingid, ei ole ei tekki, patja, ei rätikut. Et need peab endal põhimõtteliselt, enamust on siis magamiskotid kaasas ja siis mingisugused sellised rätikud, mis siin kõrval on. George'il oli endal muidu hostel juba olemas, ta lihtsalt saatis ära mu midagi äppa ja vahetasime numbrid ka, ütles, et kui midagi on, siis kirjutada. Oli muidu portugaalane, elab Lissabonis. Natuke üritan siis veel ennast kokku võtta ja siis lähen pessu arvatavasti. Siis pesen oma mingist ka pesu, siis sinna pesta kuivatada siin. Ja siis lähen, mingi vahepeal peaks söömasena käima kuskil. Hinna peale kuskil tehakse korraliku viili sisse panna ja siis varakult magame ja Mart homme hommikul stardib ka päris varakult. Ma olen mingi
5-6 äkki juba, oleneb kui vara magama saab. Ja homne siis teekond peaks olema 33 kilomeetrit, see on siis üks etappidest nüüd seekord, 4. etapp. Käisin selles apteegis siis, mõtlesin, et ostan igast Lake Powdereid ja mingid plaastrid asju. Lake Powder maksis 12 €, siis ma olin mingi, kurat, kannatab ära, ei ole hullu. Ma jõudsin juba järjekorras guugeldada ka palju baby powder maksab. See oli 5 korda odavam, siis ma guugeldasin, kas on okei panna. Siis ei soovitata, aga peab ära proovima varsti ikka. Fakt ette, poes saab €20 eest. Kuidas tiimmaskuleerida meest? Paned riided pesema. Või no mitte keegi panna, aga kuidas tiimmaskuleerida iseennast kui meest? Asjava ja puha. Mingi väikse klipi võitsin siis praegu siit poolest sellest toast, kus me oleme siis. Ülejäänud pool oli selja taga ja käisin duši all. Ega mul rätikutega midagi ei ole. Siis ma lihtsalt tootasin seal natuke mingi 3-4 mintsa, siis kujutasin näo ainult ära selle särgiga ja siis panin selga. Boksrid jalga pand, siis vaatan, kuni lühikeste pükste alt kõik ära kujub. Proviidid selga, ma ei tea. Tegelikult ei ole nii hull, ma ei tea, kas mul on vaja üldse rätikut osta või lisakilosid tassida. See on minu place. Selline siis lina või mingi kilest asianti, ühekordne padjapüür, kuhu ma panen siis mingid, ma ei tea, mingi pusamootorid selleks tekiks. Ma ei tea, mis ma selle sisse panen, ostan homseks staffi valmis, kuna kui ma nii vara stardin, siis ma vaatan üleüldse ka see teekond, mis nüüd läheb, seal ei ole üldse mingit asustusi vist väga ja poodi võib olla nii, et ma pean olema valmis, et mul on vett ja mingit ampsu piisavalt, et ma jõuan, ma ei tea, kaua iganes kõndida. Siin on seina peal siis kirjas, mitu inimest igast riigist käis läbi eelmine aasta. Sellest albergust eestlasi käis 8 siis. Ei saanud siis ikka päris kell 5 liikumida, kella 8 sai. Hilja sai magama, ei saanud õigel ajal magama. Või noh, mitte ei saanud õigel ajal magama, vaid jäänud magamilest. No mingi 4 norskajat oli ruumis. Ma arvaks, ma olin see 5, kui ma magama jäin mingi aeg. Ja noh, vahel veduga sai magada ikka. Noh, peab arvestama, et kes käib vetsus ja kes liigutab ja voodid krigisevad ja kes norskab. Aga ma ei tea. Uuesti isegi sai decent sleep. Hea, et ma eile selle albergu hosti käest küsisin, et kas selle järgmise koha albergu kohta saab ette ka bronnida või siis saab kohe pääl, et seda ei ole enam olemas. Siis ma ühesõnaga võtsin kohe bookingust lahti, mis ta soovitas ka. Või seal oli olemas ka see leheküljel, siis bookisin järgmisesse 2 etappi lõppu bookisin hosteli ära. Et ei ole ikka nii, et lihtsalt jalutad ja siis vaatad, et ma jõuan sinna linna, siis vaatan seda ööbimiskohta. Suur chance on, et sa ei saagi kuskile ööbima, siis või sa pead, ma ei tea, järgmisse linna vaatama. Aga noh, ma arvan, et järgmine linn võib samamoodi täis olla. Ühesõnaga, ma olegi nüüd tegin vähe seifimalt, et võtsin 2 kohta need ära, siis ma nagu tean täpselt, kui palju ma kõnnin. Ühesõnaga ikka see on mingi planeeritud. Ma mõtlesin liiga palju paremaks, kui ma lihtsalt kõnnin ja siis vaatan, kuhu ma oma teekonnaga jõuan. Või on ikkagi siuke nagu kava paigas mingi määra praegu. Täna ma siis panen 33 kilomeetrit kõndima, kus mul see hostel on. Nagu kuskil veadla põldude vahel oleks. Mõnus sõnniku ais ka maale. Lugesin siis ja tegelikult George mainis ka siis, et tegelikult inimesed prepivad ka selleks palverännakuks. No siuke keskmine on 4-6 kuud. Aga noh, kuna ma olen 27-aastane, peak of my physique. Ma tegin 15 kiltsa jooksuks, peab enda, et tõmbad jalad sodiks. Täna oli siis uus plaan teha nagu tihedamini neid pause ja puhkepause ja istumispause. Aga pole mitte ühtegi pinki olnud 7,5 kilomeetri jooksu või kus istuda. Aga 10 kilomeetri peal peaks tulema siis mingisugune linnaka vist. Magamise kohta veel siis panin ühe paari lühkas ja pikkasi püks ja panin sinna kile padjapüüri siis, mis oli padjaks ja siis jätsin särgi ja lühkad jalga ja siis lihtsalt pusa panin jalgade peale ja ei olnud isegi küll, ma ootasin küll, et tegelikult arvasin, et 13 kraadi lõues midagi.
aga eks ole see, et inimesed on nii lähedal koos suhtes ja kuidagi ikkagi hoiab soojust. Aga no mul kõva põhi all ka selles suhtes, kui ma 13-14 aasta Itaalias käisin sõbraga, me hääletasime seal ja elasime telgis. Et ega seal ka meil padja mingid püüre, ega me seal ka mingeid tekke ega midagi ei olnud, lihtsalt magasidki ja koolikott oli, see õlakott oli padjaks ja tassid. Yes. Заебись, блядь. Kukkus üks pistaatsia pähkli koorma. Vennad on kohe asja kallal, vaata. Mingisse järgmisse linna jõudsin. Nagu Mehhikos oleks. Nagu ma oleks Mehhikos käinud. Tulin ka korra maha istuma. Aga seal on mingi veekogu ka. Siuke jumal chill park. Mingi kivistoolid ja mingi grillikohad ja mõnus. Mõtisklesin siin endamisi, et oleks võinud ikka veits vähem riided kaasa võtta. Aga siis samas ma mõtlesin, palju ma vähem oleks saanud riided võtta. 3 särki, bokserid ja sokke võiks ikka olla ja kuna mõtlen, kui üks päev näiteks ei saa pesta või kuiva ära või mis iganes võib juhtuda, siis nagu siis oleks 2 paariga sul siuke riski business, kus tahad iga päev vahetada. Et praegu palju ma oleks siis 2 paari sokke, 2 särki ja 2 paari bokserid ma oleks saanud võib-olla vähemaks võtta ega muud väga ei olnud. Või siis ühe paari pükse ka võib-olla siis. Et palju see oleks ikka võitnud. Ja ma mõtlen just see, et kott oleks kergem. Ei, kindlasti paljud teevad seda retke ainult 1 paari riietega ka, aga mitte mina. Päris tuuline on ka siin juba 3 päeva järjest. Ma ei tea, kas siin ongi kogu aeg tuule. Väga ei usuks küll. Kõige hiking trick. Vahab kotti teisel poole. Või noh, võtsi ette. Vaat selle alumise luku kinni, siis ta kuidagi õlab puhkavad teistmoodi ja üldse kuidagi kehast korraks puhks ka. Aga muidu ma olen kuskil middle of nowhere. 20 kiltsa on kuskil läbitud ja lõpuks leidsin mingi koha, kus siis jalga puhata. Mingi puu all, hea varjus ka. Siin olid ka ühed palverändurid just. Need olid mul seal tänases hostelis ka, kus ma olin. Seal kõnnivad. Siiamaani ma olen ainult kohanud mingi 50 või 60 plussisega ainult palverändureid. Et huvitav, ühtegi noort ei ole veel näinud. Aga nagu ma aru sain, seda Fatimat teevadki vist, seda Camino de Fatimas 140 kilomeetrit teevadki enamasti vanemas eas sisse, see on lühikesem. Et võib-olla siis peale Fatimat hakkab rohkem nägema siis nooremad inimesi ka. Aga kuigi need tegelikult teevad seda sama, mida maagi teen. Selles suhtes iga kord, kui ma pausi teen, siis ma teen võtan tossud jalast, võtan sokid jalast, lasen tuulutada ja siis teen menitusi ka igasuguseid ja väiksed liiked. Ei tea, mis need on siin viinamarja puudust. Korralik põld. Tagumist otsa pole näegi. Ma ei tea, kaua ma jälle nende põldu peal rändasin. Ei olnud mitte kuskil vahel peal puhata ja ei paista tulevad ka midagi. Siis ma leidsin mingisugune lambi kuudi ja siin on mingisugune toru lihtsalt. Ja vari. Siis mõtlesin, ma istun siin hetkeks. Recovery. Ja seal künk otsas. Ma ei tea, kas on näha või? Peaks olema see tänase päeva lõpppunkt. Viimased 2,5 kiltsa siis vist mäest üles ka. See Santarem tundus nagu künk otsas olevat ka. Ja läheb. Püha vesi. Oba, mis nurga taga paistab. Siin on mingi shopping center, vist ma olen käinud, mul siin hosteli mingi 300-400 meetrit vist minna. Ma käin enne siin selles shopping centeris, lähen vaatan sokke endale, et ma saan kohe need samamoodi pesmaasinas visata. Esimene pood, mis kohe ette ei, Pull & Bear, leidsid 3 paari normaalse hinnast ka ja normaalselt paksud ja
näevad ilust välja ka. Jõudsime hostlisse. Tegin hostelisse check-in ära siis. Hoopis see normaalne place, suht modernne värk ja ilus ja 2014 aastal ehitatud. Vaatan õdu peal. Tuba näeb selline välja. Ma pärast näitan neile, ma olen praegu üks inimeses, kuidagi ei ole seal. Ja isegi mingisugused kapid on narid all, kus paned asjad sisse ja paned oma kaardi peale ja on asjad lukus ühesõnaga, et safe. Selline hostli tuba siis. Tubud. Lebas ära. Uud. Selline chillimuskoht siin, päikest võtta asju. Jalutan oma musta pesukotiga siin mööda ilma ringi poodide asju. See pesukoht on kinni. Seevisin ikka selle teise pesumaja aadressi või asukoha välja, sellepärast, et mõtlesin, ma pean riide ikkagi puutuks saama. 35 mintsa peseb ja siis ma ei tea, kuivati on ka päris crispy, mingi 10 eurine paukleb vähemalt, aga it is what it is. Praegu oli päris palju riide, mida oli vaja puhtuks selle pusad ja need dressikad ja uued sokid ja nii. Tats on siin vaikselt kodu poole siis ja sellega ma lõpetan ka selle osa siis. See on siis selle palverännaku esimene osa. Näeme järgmises osas. Tšau. Ühe asja unustasin mainida, et tänasega on siis kokku 104 kilomeetrit läbitud. Tšau.